Sõna arenguvestlus on Eestis muutunud selliseks, et sellega võib õhtuti lapsi magama hirmutada. Kahjuks sama tunnevad ka paljud töötajad, teades, et aasta lõpu lähenedes hakkavad toimuma nende organisatsioonis arenguvestlused. Kui sina oled täna juht, siis kuidas sa päriselt suhtud arenguvestlustesse? Kas sa teed neid? Kas sa usud nendesse? On need lihtsalt kohustus personaliosakonna poolt? Statistika näitab, et tegelikult mõlemad osapooled, nii töötaja kui juht, sageli tunnevad, et see on aja raiskamine. See ei ole aja raiskamine seetõttu, et sellest ei oleks võimalik midagi kasulikku saada, vaid see on sageli aja raiskamine sellepärast, et mõlemad osapooled tunnevad, et nad ei jõua üksteiseni ja selle põhjuseks on õigete meetodite, viiside ja tehnikate puudumine. 16. detsembril toimub järjekordne avalik juhtimiskoolitus tagasisidekultuuri loomine meeskonnas. Arenguvestlused võiksid olla arendavad vestlused ja seda nii töötajale kui ka juhile. Ja arenguvestlus võiks olla see, kus juht saab tagasisidet, ta annab tagasisidet, ta võtab koos oma töötajaga kokku möödunud aasta, mis läks hästi, mille eest võiks oma töötajad tunnustada, millele võiks järgmisel aastal rohkem tähelepanu pöörata ja tekitada inimesest tõesti hasarti, huvi ja eduelamust. Kuidas aga viia neid vestluseid läbi nii, et need tõesti oleksid motiveerivad nii juhile ja et ta sooviks neid teha, aga ka töötajale, et ta tuleks siin avatud meele, huvi ja sooviga neid vestlusi maha pidada. Tule 16. detsembril koolitusele tagasisidekultuuri loomine meeskonnas ja ma luban sulle, et sa saad väga värske vaate arenguvestlustele, meetoditele ja tehnikatele, mis muudavad need vestlused sinu jaoks tõhusaks, lihtsaks ja töötajate poolt oodatud.